Tšau! Homme alustame siis oma teekonda Rometi vanaemale ja vanaisale külla. Lähme siis Sri Lankale. Passid on meil juba valmis, 2 Eesti passi, 1 Sri Lanka pass. Lennuk läheb siis homme hommiku 5:30. Kell 3 öösel ärkame üles, hakkame lennujaama poole sõitma. Ja ma mõtlesingi siis, et teeks väikse video salvestuse siis sellest, kuidas Romet esimest korda oma Sri Lanka vanaema ja vanaisaga kohtuvad. Kokku on meil lennureis siis 22 tundi ja näitakski teile siis, mida me kaasa pakime. Kokku me oleme seal 2 kuud. Tuleme tagasi siis 30 mai. Homme on siis 5. aprill ja 30 mai tuleme tagasi. Minul ja Rometil on ka viisad tehtud. Romet sai tasuta viisa, minul oli siis 6 kuu viisa 46 eurot. Ja Romet praegu peab siis viisat veel tegema, aga ükskord, kui siis oleme abielus, siis enam ei ole viisat vaja, et siis ta saab ka Sri Lanka passi, et siis ta on 2 passiga kuni 18-aastaseks saamiseni, et siis ta saab ise otsustada, kas jätab Eesti passi või jätab Sri Lanka passi. Aga ma näitangi siis teile kõigepealt, mis ma Rometile kaasa pakin ja siis näitan, mis me üldse sinna kaasa võtame. Ja nii palju siis veel lennupiletitest, et lennupiletid läksid kokku 3 peale meil siis 1900 eurot. Aga lähme vaatame siis, mis tuleb Rometile kaasa. See on siis Rometi reisikohver, mille me võtame lennukis kui käsipagasi kaasa. Ja siin sees on siis väga vajalikud asjad, märjad või niisked salvrätikud. Siis magamiskott talle, mille sees ta saab siis magada, sest seal pikemal lennul on tal ka voodi seina küljes ja lennujaamades saab siis kas teda süles hoida või siis panna istme peale tooli peale selle magamiskotiga. Siis on pampersid, tekk, alus need linad, mida panna siis sinna pampersi vahetades alla ja 2 seda krooksu väljavõtmislappi, et piim ei tuleks meil õla peale. Nii. Siis võtsime kaasa selle vaktsiinipassi, kus on kirjas kõik vaktsiinid, mis tal on tehtud. Pidžaamad, võtsime 3 pidžaamat, et me hoiame teda siis pidžaamades, et loodetavasti on tal mugavam siis niimoodi. Siis kampsuni, siin on kõik ta meditsiiniasjad, et mingi nina lahus ja gaasirohi, kuigi me pole talle kunagi gaasirohtu andnud, aga igaks juhuks ja palaviku alandaja. Ja siis võtsime talle ka, panin siia kohe kohvrisse talle suveriided, et nii kui maandume, siis poiss saab kohe suveriided selga panna ja sooja ilma nautida. Nii, ja siis siin on ka paar minu asja. Võtsin omal lugemist natuke ja 1 mänguasi Rometile ja minu päikseprillid, et ma saaks kohe päikseprillid ette panna. Kui päike paistab. Ja siis võtame kaasa veel tema turvatooli, mille me anname siis seal, sinna lennukisse, mis check-in'is anname siis selle ära kohe. Ja lennujaamas siis liigume enamasti kõhukotiga, et ostsime talle siukse kõhukoti, et heledat värvi, et päike väga siis ei kõrvetaks ja siin on need hingav materjal. Nii. Ja siin on meie kohvrid, minu ja Suneti kohver. Ja siis tuleb siin palju riideid veel kaasa. Rometile tuleb mängumott kaasa, sest praegu ta tunneb sellest väga suurt huvi, et ta on nõus siin tükk aega üksinda mängima all. Siis on siin kõik Rometi riided, need on kõik Rometi riided siin. Ja suvejalatsid, mänguasju, minu kosmeetika, droon, minu suveriided. Ja siis on siin kingitused, et meie 1 läpakas, mida me enam ei kasuta
ja siis magusat viime neile ja lastele viime siis, poistele viime neid Hot Wheels autosi ja siin on see Hot Wheels ringrada. Ja siis alkoholi, emale viime lõhna ja siis veel kommi. Ja nüüd siis loodan, et need asjad kõik lähevad kohvrisse, et mahuvad ära ja kui ruumi peaks üle jääma, siis lähme Maximasse ja ostame veel magusat juurde. Ja siin on siis valmis meie riided, mis me selga paneme. Mina panen retuusid, sest nendega on kõige mugavam seal. Kuna lennureis on 22 tundi, siis teksadega väga ei taha olla. Sunett paneb ka dressid ja siin on siis Sunetti-kott, mis ta võtab lennukisse kaasa. Et sinna siis lähevad meie mõlema läpakad ja mingid riideid natuke võib-olla. Aga okei, hakkame pakkima ja loodame, et mahuvad need kõik asjad sinna ära. Peaasi, et passid kaasa saavad. Nii, let's get it started. Nii, kohvrid on pakitud. Nüüd kell on 7:00, natuke veel aega. Kella 10 paiku plaanin magama minna, sest kell 2 on juba äratus. Aga näeme varsti. Nii, kell on 2:30 öösel. Mina olen juba 30 minutit umbes üleval olnud. Nüüd äratan kohe Rometi üles, sööme kõhu täis, paneme riided selga ja hakkame minema. Romet magab siin mõnusalt, ei aimagi, et varsti läheb lennujaama. Nii, aga hakkame pihta. Hakkame minema. Tibu magab.
So Netta, are you ready to go? Yeah. Excited? Let's go. Let's go. Bye. Ema viib meid lennujaama, kuna tal on suurem auto ja siia mahuvad kõik meie 101 asja ära sisse. Aga hakkamegi nüüd sõitma. Kohvrid on kõik peal, kõik on täiesti täis. Aga seda rattaid polegi kuskile panna sisse. Let's take inside this. Nii, kohvrid said antud, nüüd ometi sellele pandi need kleepsud külge, saame need võtta lennukisse, et siis järgmises lennujaamas saame ka sellega sõita ja nüüd lähme turvakontrollist läbi. Ja Romet ikka magab veel oma õund. Nüüd esimesena lähme siis Riiga, seal meil on tund aega siis ooteaega, siis sõidame Riiast Saksamaale, siis Saksamaa lennujaamas on 6 tundi ooteaega ja siis sõidame Saksamaalt Sri Lankale, seal viimane lend on siis 10 tundi. Nii, nüüd oleme siis Saksamaa lennujaamas, kell on 10, hommikul siis kell 2 tõusime ja praegu siis võime hommikust 8 tundi juba pole maganud. Või noh, üldse öösel sai siis 3 tundi magada ja kerge peavalu on juba, aga nüüd siin on siis 7 tundi ootamist ja siis me lähme Saksamaalt siis Sri Lankan Airline'iga Sri Lankale ja lend on siis 10 tundi. Et seal meil on siis ka beebivoodi, kuhu me saame Rometi magama panna ja seal me saame siis ise ka loodetavasti magada. Aga nüüd lähme shoppame Duty Free's, ostame mõned alkoholipudelid veel
ja midagi natuke magusat siis siin lennujaamas söömiseks ka. What you plan to buy? Very good coffee. How many bottles you can take? 2, yeah? 2 bottles. And you plan to use maximum? I have already 4 bottles in checking bag. Romet magas mõlemad lennureisid ilusti. No tegelikult teine lennureis ta oli siis üleval, aga kordagi ei nutnud. Et väga tubli poiss oli. Do you have some plans which kind of bottle you need? Still don't know. This is what we bought. Me ostsime selle ka Suneti-isale, aga selle me ostsime Eestist. This is, yeah, we bought the smaller. We bought 700 ml. This is 1 liter. Romet oli mõlema lennuga väga tubli. Praegu magab, aga siis Eestist Lätti sõites ta terve aeg magas ja Lätist Saksamaale lennult oli terve aeg üleval, aga ta ei nutnud kordagi. No enamus aega ta sõi muidugi, et sellepärast ta võib-olla ei nutnudki, aga nii kui siis jah, lennuk hakkas maanduma, siis ta veel sõi ja jäi magama ja praegu siis ta magab ilusti ja ootab nüüd järgmist lendu. Romet jõudis esimest korda siis Sri Lankale, oma teisele kodumaale. Romet, kuidas sa tunned? Kas sulle meeldib juba Sri Lanka või? Meeldib? Lähme võtame oma kohvrid ja siis Suneti vanemad ja õde ootavad meid juba siis lennujaama parklas. Nii, lõpuks on siis 22-tunnine lennureis läbi. Päikseprilli panin juba ette, sest kohe astume välja ja uuesti peaks olema 30 kraadi sooja. Et Sri Lanka puhul ongi see hea, et vahet ei ole, mis päev või mis aastaaeg on. Iga päev on 30 kraadi sooja, iga päev päike tõuseb 6.30 ja iga päev päike loojub 6.30. Aga Romet hetkel magab veel, nagu ta tegi seda enamus ajast lennureisist. Isegi kaasreisijad ütlesid, et küll on alles hea laps teil kaasas. Aga nüüd kohe lähmegi siis välja ja Suneti vanemad juba ootavad meid seal. Lõpuks oleme siis Suneti kodulinnas kool. Lennujaamas läks filmimisega natuke kiireks, tahtsin veel lõppu klipi teha, kus me astume lennujaama uksest välja, aga Suneti vanemad olid juba vastas seal ja hakkasid kallistama, et siis jäi see lõpetusklipp filmimata. Aga teen siis seda siin kool rannas. Sõime just saiakesi ja istume niisama, et praegu veel päike ei küta, kell on suht varajane. Ja Romet teeb ka oma esimest päevaund siis rannas, et ta ongi praegu esimest korda oma elus rannas ja tundub, et uni siin on väga hea. Aga siinkohal ma siis lõpetaksingi selle video ja näeme juba järgmises videos, kus ma tutvustan siis Suneti kodulinna kool ja siinseid vaatamisväärsuseid. Ciao!